Pärast aastast õpingut holistilises treeningus ma sain aru, et see oli minu elu üks kõige parimaid otsuseid tulla siia õppima. Et kohtuda iseendaga, mõista, kes ma olen, mida ma elult ootan ja kuhu ma soovin kulgeda. Kui ma enne seda elasin hästi mõtetes ja väljendasin kõike, mis mu peas on, siis ma õppisin elama, mis mu süda ütleb. Mida räägib mu süda ja julgesin väljendada oma emotsioone, oma tundeid, mis varem oli minu jaoks täiesti tundmatu. Ja see aitas olla lihtsalt rohkem ehedam, siiram ja tunda rõõmu. Leidsin üles julguse võtta vastu otsuseid, võib-olla ka negatiivseid otsuseid, vaadata nendele, mis need enda kaasa toovad, et see on aidanud lihtsalt olla rohkem iseendaks ja jääda iseendaks, et ma arvan, et minu isiklik kasv on olnud kõik see suurem muutus kogu selle aasta jooksul. Minu suhted teiste inimestega muutusid päris palju, et mul läksid vanematega suhted oluliselt paremaks, küll mitte oma endise abikaasaga, sest kool on pannud vaatama ikkagi asjadele väga sügavalt ja ma leidsin, et ei saa enam aktsepteerida asja sellisel kujul, nagu nad olid. Ja ei saa kaotada iseennast ära ja ma olin suurte valikute ees ja olen tänaseks otsustanud jääda iseendaks ja kulgeda oma teed, et ma olen väga õnnelik. Ma tunnen, et kõikide nende valikute sisuks on olnud kulgeda lihtsalt rahus ja rõõmus. Ma olen täna jõudnud nagu sisemise tühjuseni, mis valmistab mulle hästi. Ma ei osanud oodata, et seal on tohutu siirus ja avatus. Et see on täiesti nagu tundmatu pool olnud minus iseendas, ja see on lihtsalt kulgemine, aktsepteerida elu sellisena, nagu ta on, et kõiki eluhetki, kõiki otsuseid, kõiki mõtteid võtta selliselt, nagu nad on ja mitte võidelda enam eluga iseendaga. Ma olen lõpetanud võitlemise inimsuhete tasandil üldse teiste inimestega. Ma võtan neid selliselt, nagu nad on ja aktsepteerin nende otsuseid kõiki sellisena, nagu nad on. Ja kui nad on vastuvõetavad minule, siis ma olen rõõmus ja kui need ei ole ka positiivsed, ma ikkagi aktsepteerin neid. Et võtan inimesi sellisena, nagu nad on. Et see on nagu minu jaoks hästi suur äratundmine olnud, et me olemegi kõik indiviidid.